Aitäh, härra eesistuja. No me nägime siin väga toredat etendust praegu. Reformierakondlik arrogants, üleolek, veendumus, et meie teeme kõike õigesti ja teil pole isegi õigust seda kahtluse alla seada. Meie tõlgendame seadusi nii, nagu meie tõlgendame. Meil on alati õigus. Aga milles on tegelikult küsimus? Tunnustatud eksperdid. No ei vaidlusta, et Raul Rebane on tunnustatud ekspert Reformierakonna suuvoodrina. Reformierakonna suuvoodrina. Aastate vältel on ta sõimanud EKRE-t. Aastate vältel on ta valeinformatsiooni levitanud ka minu persooni kohta. Libauudiseid tekitanud sellest, kuidas mingit skandaale üles puhuda, mida kõike on Helme öelnud või noor Helme öelnud või EKRE-s keegi öelnud. Selles on küsimus. Tarvis oli sellesse nõukokku 2 Reformierakonna suuvoodrit, sest ka Paavo Nõgene, kellest ma pean väga sügavalt lugu, on tegelikult ju pikaajaline Reformierakonna liige. Enam ei ole, mõtleks. Sellega on minevik kustutatud. Sellega on teie meelest minevik kustutatud, jah. Enam ei ole, astus välja. Aga on olnud. Ja on ka jätkuvalt ju mõttekaaslane. Selles on ju küsimus. Mitte selles, kas tegemist on ekspertidega või mitte ekspertidega. Ja kogu see reformierakondlik silmakirjalikkus. Me oleme täna mitut eelnõu arutanud siin, kus see seaduste rikkumine, reformierakondlik seaduste rikkumine on päevakorras olnud. Nii kaameratega kui mingite muude asjadega. Pole probleemi. Seaduseid tulebki tõlgendada. Ei tule. Seadusi tuleb üheselt mõista. Ja Reformierakonnal ei ole õigus tekitada riigis olukorda, kus nemad mõistavad ühtemoodi ja see õigustab seaduste rikkumist. Ja teised mõistavad teistmoodi, aga teistel ei ole õigus. Sest Reformierakond on nii otsustanud. Ja no eriti odioosne tüüp on muidugi ikkagi Raul Rebane. Meenutame, et 80. aastate teisel poolel, kui perestroika juba käis, astus tema komparteisse ja agressiivselt püüdis veenda ka oma töökaaslasi komparteiga liituma. Ja nii mõnigi saatis ta sinna, kus päike ei paista, sest oli selge, et see kompartei režiim ei jää enam pikalt püsima. Ja mida ta siis on nüüd teinud? Nüüd on ta teinud täpselt seda sama, mida ta tegi siis, kui ta oli kompartei liige. Propagandat. Propagandat. Vääritut, valelikku, moonutavat, süüdistavat, demoniseerivat propagandat nende suhtes, kes ei ole peavoolu ideoloogiaga nõus, kes ei ole Reformierakonna diktaadiga nõus, kes ei ole liberaalse demokraatia perverteerivate ettevõtmistega nõus. Neid on ta mõnitanud, süüdistanud ja selle nimel on ta nüüd saanud siis lugupeetud eksperdi tiitli teie käest. Kusjuures tuletan meelde, tõepoolest, seal oli naisterahvaid ja ei olnud konsensuslikud otsused. Ei olnud niimoodi, et kogu komisjon oli poolt. Keegi ei vaidlustanud, aga hääletati mitte ainult nende kandidaatide poolt, keda teie praegu meile esitate, vaid hääletati ka teiste kandidaatide poolt. Nii et need ei olnud sugugi üksmeelsed otsused. Ja kõik see on nii piinlik. Kõik see on nii piinlik. Siin samas oli alles kultuurikomisjoni istung, kus päevakorras oli Varro Vooglaidi väljaviskamine ERR-i nõukogust. No, jumal tänatud, esialgu on veel seadused niisugused ja tavad niisugused, et see on ikkagi fraktsiooni otsustada. Aga see kõik näitab, kuivõrd perverteerunud on meie see reformierakondlik režiim. See on nii perverteerunud, et see ei saa kaua enam kesta. See on, teate, 85. aastal algas perestroika Nõukogude Liidus. Võttis 6 aastat aega, enne kui see perversne ja jälk riik kokku kukkus. 6 aastat võttis aega. Nüüd on toimunud uus globaalne perestroika. Donald Trump on valitud presidendiks. Ma arvan, et läheb kõige rohkem 2-3 aastat, kui ka meie perversne režiim kokku kukub. Uskuge mind. Ja noh, see muidugi tühistab ära ka kõik need rebased ja muud eksperdid, nii et kannatame.
Lugupeetud, kes te praegu hääletate vastu nendele ekspertidele, sest nad ei ole eksperdid, nad on propagandistid. Reformierakonnale lojaalsed propagandistid. Reformierakonna võimu, Reformierakonna diktaadi kindlustamiseks kohale määratud propagandistid. Kõik, kes te hääletate nende propagandistide vastu, teadke, et see kõik ei kesta enam kaua. Aitäh! Aitäh!